Kallid sõbrad, kuna juba aastaid, pikki aastaid, suurusjärgus 10 on tugevalt jõustunud meie Eesti välimääraja, poliitilise välimääraja leksikas selline määratlus nagu putinist. Ja kuna mina olen seda kõigi oma arvamistega, hoiakutega, filosoofia, usuliste veendumustega kooskõlas auga kandnud just need viimased 10 aastat, siis täna, kui see kummaline mees, elav legend, tähistab oma 70. sünnipäeva, on põhjus lahti rääkida, miks mina olen putinist. Miks kannavad seda kummastavat määratlust suisa tuhanded inimesed Eestis ja loomulikult üle maailma, kus iganes on põhjust vastukaaluks mingile hämarale, raskesti määratlevale poliitilisele ja ühiskondlikule valitsevale seisundile oponeerivat seltskonda määratleda putinistidena. Miks mina olen putinist ja kes üldse on siis see tänane sünnipäevalaps Vladimir Vladimirovitš Putin? Ja võtaks siiski mitte mingisuguses globaalses mõõtmes terve maailma tegevuse suunal ja suhtes selle minu jaoks ääretult väärika, erakordselt karismaatilise isiku lugu ja laulu, vaid vähendaks selle lineaari ainult meie eestikese ja Venemaa omavahelisele suhtele ehk Putini Venemaa, nagu seda nimetatakse igapäevases retoorikas. Putini Venemaa. No ja hakkakski siit kohast peale. Putini Venemaa, kas see on objektiivne ja adekvaatne määratlus? Peab ütlema, et on küll. On küll, sest 22 aastat Venemaa edulugu, mida see kahtlematult on. Ja ükskord tuleb aeg, kus kohas seda 22 aastat, see on aastast 2000 kuni tänase päevani, hakatakse kujustama hoopis teises paradigmas, hoopis teises kontekstis, aga selleni on veel aega. Nii et kitsas niisugune vaatlus minust isiklikult lähtuvalt, Eesti Vabariik ja Putini Venemaa. Kui sa arvad, et ma hakkan nüüd lahti rääkima kõikvõimalikku niisugust retoorilist ehk korrutama seda kõikvõimalikku retoorikat, siis sa eksid. Ma lähtun hoopis lihtsamatest ja lapselegi arusaadavatest tõsiasjadest. Ja need on. Olen põhjalikult muidugi uurinud, sest mina panen Putinit üpris väga tähele. Kuna ta mulle ilmunud unes ja ma olen temaga suhestunud. Sealjuures mitte ainult üks kord,
aga eks määravaks sai muidugi see esimene ilmumine, mis oli tegelikult rohkem kui ilmumine, rohkem kui unenägu, see oli nägemus. Ja see oli kaunikest reaalne, aga seda ma ei hakka ümber rääkima, see on ühes mu eelnevas videos põhjalikult lahti räägitud. Et lapselegi oleks arusaadav. Sest nii nagu Jeesus õpetas, vaadake seda maailma lapse silmadega. Saage otse kui lasteks ja te näete tõde. Kui te ei suuda seda niimoodi vaadata, siis te ei näe seda. Tõde deformeerub, muutub, teda muudetakse, millekski ta peidetakse ja temani ei ulata. Lapselikus meeles on oluliselt kergem tunnetada tõde. Ja lapselik meel ütleb seda. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni suhe selle 22 aasta jooksul on tegelikult suhe nagu väikese kutsika, kes ei ole koerte koolis käinud ja kes on oma tõuomadustelt üpris väga sarnane spitsiga. Kui sa koera tõugudes natukene orienteerud, siis sa tajud, kes on spits. Ta on niisugune väike, tore, karvane olevus, väike, väga nõrgukene, kes iseseisvalt ei saaks loodusest mitte mingisugusel kujul omadega hakkama, väga, väga väike. Aga tema karakter on selline, et oma lõputu klähvimisega ja ka hammustamisega, oma väikeste hammastega armastab spits näksata, kaasa arvatud isegi oma peremeest. Aga kõik teised kogukonna liikmed saavad spitsist läbi tema selle erisuse, et ta armastab kõike näksida. Niimoodi. Ja lõputu klähvimise saavad kõik osa. Minu selles kujundis, nagu ma läbi lapse silmade näen Eesti-Vene suhet, on spits Eesti riigi arhetüüp. Riik koosneb teadupärast inimestest, kes teevad häält, kes avaldavad meelt, kes kirjutavad, võtavad vastu avaldusi, otsuseid ja nii edasi. Nii et Eesti Vabariik käitub otse kui spits, suhtes kellega. No ei ole vaja mingit teist koera tõugu hakata leiutama, sisse tooma sellesse metafoori. Tegemist on karuga. Nii on see olnud ajastutest ajastuteni. On Vene riigi arhetüübiks on olnud karu. See ehtne suur pruun karu. See ei ole siis nüüd ainult nagu mingi Venemaa avarustes elab loom, aga mis on ka tuttav meile. Suur pruun karu. Spitsi ja karu suhe. Ja see suur karu on osa sellest metaforist nüüd. Ja suhe viimase 22 aasta jooksul on olnud järgmine. Kui ma spitsi juba kujustasin, siis karu käitumine meenutab vägagi karu käitumist. Ainult selle vahega, et seda karu dresseerib, juhib ehk on nii-öelda karujuht. See sama müstiline Vladimir Vladimirovitš Putin. Ja ta on teinud seda 22 aastat järjest. Ma lubasin, et ma ei lange nendesse detailidesse. Seda sa võid ise väga lihtsalt seda faktoloogiat, kus, kuidas ja mis valemiga on üks mees juhtinud, üks vastuoluline
riik, nagu Venemaa on, ettearvamatu, suur ja võimas, selle mandri kõige suurem riik, pika ajalooga, vastuolulise ajalooga, mida on üritatud kogu aeg üle kirjutada, muuta, väänata. Ja selle sajandi, 21. sajandi jooksul esimesest aastast, 2000. aastast saadik on seda riiki juhtinud see müstiline mees Vladimir Putin. Ja selle 22 aasta jooksul ei ole mitte üht ainsatki sellele mehele ka kaudselt inkrimineeritavat otsust, suundumust, plaani, mida saaks inkrimineerida sellele isikule, mis oleks suunatud olnud selle pisikese spitsi nimega Eesti Vabariik suunal. Selle spitsi kahjustamiseks, näljutamiseks, hirmutamiseks ja eelkõige just kahjustamiseks. Mitte ühtegi fakti, mitte ühte ainsatki. See on jahmatav. Aga see pisikene spits on selle 22 aasta jooksul vahelduva eduga, muidugi mitte pidevalt, aga eriti vaadates viimast kümnendit on ta tegelenud peamiselt spitsile omase tegevusega. Haukunud, üritanud näksata ja tegelenud kõige sellega, mis on sellele koeratõule omane. Suurt pruuni karu, keda on juhtinud see müstiline mees, kes täna saab 70-aastaseks. Ta ei ole kõigi nende aastate jooksul mitte ühtegi vastureaktsiooni kõigile sellele nõmedusele, mis võtab iga päevaga suuremaid pöördeid, ta ei ole reageerinud. Täna veel. Vaatame, mida toob tulevik. Aga mina isiklikult tänan Jumalat, et naaberriigis on selline president, kuna teadaolevalt on ta tõsine kristlane, usklik mees, kelle tegevus, suundumused on juhitud elavast Jumalast. Siis ei saagi olla kahtlust, et kõik, mida selle mehe juhtimisel Venemaa just eriti praegu nendel viimaste sündmuste raames toimetab, on Jumala tahe. Ja mina omalt poolt ütlen need lihtsad sõnad. Jumal, õnnista Vladimir Putinit ja tema juhitavat riiki. Anna talle tarkust, jätkuvat tarkust juhtida ja tüürida seda riiki nende sündmuste raames, milles me kõik tänases päevas elame. Ja olekski kõik. Mida sina arvad sellest?